City Motors andis mulle mõneks päevaks Dacia uusima mudeli, milleks on Dacia Bigster. Nagu nimest võib aimata, on põhimõtteliselt tegu suurema Dusteriga ning ühtlasi ka Dacia lipulaevaga, mis Dusteril või teistel Daciatel puudu, on Bigsteril olemas. Seega, kui oled uue, mõistliku hinnaga ruumika linnamasteri otsingul, on see kiire ülevaade just sulle. Bigster on ka Eesti autogala 2025 ja ka Eesti aasta auto 2026 finalist. Mäletatavasti võitis eelmise aasta autogala igati õigustatult Bigsteri pisem lähisugulane Duster. Bigster on Dusterist märgatavalt pikem, koguni 23 cm. Ning eelkõige tuleb pikkuse lisa just pagasiruumi arvelt. Veidi pikem on ka Bigsteri teljevahe ja ka kõrgust on mõned sentimeetri võrra rohkem kui Dusteril. Suuruskasvule vaatamata on proportsioonid pea sama hästi paigas kui Dusteril ning see indigo sinine metallik muudab Bigsteri eriti ahatlevaks. Bigster on Dacia esimene mudel, mis tuleb koos elektrilise tagaluugiga ning loomulikult on olemas ka jalaviipe funktsioon, mis on üllatavalt intuitiivne. Tõsi, elektriline luuk on saadaval vaid 2 kõrgema varustusastmega mudelil. Tagaistmed on võimalik alla klappida 3 osas ehk 40-20-40 suhtes. Võrdluseks käib Dusteri istme klappimine 2 osas ning Daciale kohaselt on lisavarustuses olemas ka tagavararatas. Bigsteri tagaistmel on ruumi vägagi lahedalt ning kuigi ka Dusteri tagaruumi üle nuriseda ei saanud, annab Bigsteri 23 cm pikem teljevahe mõnusasti tunda, kuid enim ületab Bigster pearuumiga, seega ka väga pikka kasvu reisijad ei tohiks kitsikuse üle kurta. Kuid lisaraha eest on võimalik salongi avarust vähemalt visuaalselt veelgi suurendada. Bigster on esimene Dacia, mis on saadaval panoraamkatusega ning võrreldes Dusteriga on Bigsteril olemas ka tagumised ventilatsiooniavad, mis kindlasti tõstavad kliimakomfortsust. Ka Bigsteri juht ja kõrvalistuja saavad nautida mugavust, mida teistes Daciates pole. Esiteks on Bigsteri puhul varustusastmest sõltumata näidikuplokk täisdigitaalne. Kallimatel mudelitel on see suurem ehk 10,25 tolline. Madalamale salongimürale aitab kaasa lamineeritud tuuleklaas ning erinevalt teistest Daciatest on Bigsteril saadaval ka 2-tsooniline kliimasüsteem ja ka elektriliselt reguleeritav juhiiste. Pimedasõidu teevad mugavamaks automaatsed kaugtuled. Ka seda funktsiooni teistel Daciatel veel ei ole. Kuid mis vähemalt minu meelest kõige tähtsam, Bigster on esimene Dacia, mis on saadaval ka pikivahet hoidva püsikiirushoidjaga. Tõsi, adaptiivne püsikas on eksklusiivselt varustuses ainult hübriidmudelil. Kapoti alla piilumine on mugav, kuna kapott seisab üleval tänu gaasiamordile. Kuid jõuallikatel peatudes on Bigsteri mootorivalik Dusteriga võrreldes mõneti erinev. Valikus on 4 erineva võimsusega mootorit. 1,2 liitrisest rida 3 on 3 varianti. 4-veoline, nii-öelda standardvariant ning LPG tarbiv versioon. Tippjõuallikaks on täishübriid, mille sisepõlemismootor on 1,8 liitrine rida 4. 1,2 on varustatud kerghübriidsüsteemiga. Automaatkast on saadaval vaid täishübriidil.